Noore meistri võistlustsüklis on väga palju totaalseid erinevaid teemasid, aga kindlasti on igal aastal mõni võistlus ikka seotud autodega. Kui eelmisel teleohajal saime näiteks kaasa elada autoplekkseppade mõõduvõtule, siis sel korral võistlevad automaalrid. Mida nad täpselt tegema peavad ja kuidas nad sellega hakkama saavad, saamegi kohe teada. Vajutame gaasi põhja, sest automaalrite noor meister alustab nüüd. Seekordne võistlus toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses, kus saab omandada rohkem kui 30 erinevat eriala. Just siin koolis sirguvadki näiteks tublid logistikud ja robotitehnikud. Aga ka rätsepstilistid ja e-kaubanduse spetsialistid. Ja muidugi on siia põhjust tulla absoluutselt kõikidel autohuvilistel. Autotehnika osakonnas saab õppida näiteks sõiduauto diagnostikuks ja autokere tehnikuks. Ning just siin osakonnas toimub meie selle nädalane noore meistri võistlus. Hea automaaler on inimesena võib-olla selline rahulik ja samas peab olema ta ka kunstliku hingega. Mulle meeldib see eriala, kuna see on hästi mitmekülgne ning iga päev on midagi uut ja alati saab midagi juurde õppida. Ma usun, et heale automaalrile omane tunnus on see, et talle ikkagi meeldivad autod. See on amet, mida sa ei õpi selgeks aasta ega kahega, vaid see võtab ikkagi tunduvalt kauem, et seda nii-öelda endale kätte saada. Kõige vingem on see, et sa näed oma töö tulemust päris kiiresti ja pidevalt projektid ja asjad on ju tegelikult erinevad, et sul ei teki päris seda rutiini. Kui sa oled hea töömees, siis sa saad head palka. Kindlasti me ei räägi mingist keskmisest palgast, vaid me räägime natuke kõrgemast rahanumbrist. Automaalri eriala on nii poistele kui tüdrukutele, aga praegu lihtsalt tõusev trend on see, et tüdrukuid on palju rohkem. Minu selja taga on Eesti parimad noored automaalrid. Neid on kokku täna 8 lausa 6 erinevast koolist, mis tähendab seda, et tegu on ikkagi väga populaarse erialaga. 3 pääseb edasi finaalvooru, kus me selgitamegi välja, kes saab nooreks meistriks. Kallid võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! No suurepärane. Võistlus algab nüüd. Tänases ülesandes siis on võistlejatele antud esitiibautoma, kuhu on siis tekitatud vigastused. See tuleb pahteldada, kruntida, värvida, lakida, kõik etapid, mis sinna juurde käivad. Automaalri jaoks täiesti tavaline töö. Kõigepealt peate esimese asjana paigaldama detaili värvimisalusele. Teil on selleks aega 20 minutit. Eks sisetunne peab ikka hea olema, võidan ära. Pinge peal kardan, et kukub maha või midagi, et seda on isegi juhtunud. Kui seda paigaldada kehvasti, võib ikkagi tulemusele see, et see detail siit maha kukub ja halval juhul on vaja kas siis uus detail osta või siis seda rohkem remontida. Tuleb lihtsalt õigesti toestada ja see ei lähe kuskile. Täna ei kukkunud. Õnneks ei kukkunud, et olin ettevaatlik. Esialgu tundus, et ülesanne lihtne, aga siis hakkasin kahtlema, et tiib on liiga ligidal reguleerimisnurgale. Panen alguses kohe need pukipostid paika ja siis hakkan tiiba sobitama ja siis hakkan vaikselt timmima ja ei ole mõtet nagu nii palju rabistada. Ergonoomiliselt on pukis väga hästi. Nagu ka näha oli detailide paigaldustes, siis see nõuab ka natuke harjutamist, et paigaldatakse detailid niimoodi, et see hakkab sind värvitöödel segama. Ja ette sulle endale ja sa ei saa isegi ilusti ligi. Kas jäävad paigalduse vardad hästi pikalt ette või et nad ei saa püstolite voolikutega üle. Et see on kõik harjutatav ja kui nad ükskord on seda tööd rohkem teinud, siis nad saavad aru, et tuleb panna kas lühemad või teistpidi. Noore meistri tiitlit tahavad saada Kaisa Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolist, Arina ja Tenno Rakvere ametikoolist, Daniella Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolist, Mirjam Tallinna Tööstushariduskeskusest, Richard Viljandi kutseõppekeskusest ning Hanna-Eliise ja Kristo Tartu rakenduslikust kolledžist. Noore meistri võistlusel eelmine aasta selles suhtes läks pingeliselt, et ega ennustada ei osanud, et nüüd mina just võitja nagu sellele. Just Kristo kuulutati eelmisel aastal automaalrite nooreks meistriks ja nüüd on ta tiitli kaitsena tagasi võistlemas. Ega alguses tagasi ei tahtnudki tulla, et pidi tükk aega mind moosima, et üldse siia tagasi tulla, et juhendaja lubas vähe õlle välja teha ja siis ma olin nõus.
Mul on juba pikemat aega autod meeldinud ja olen mõelnud, et võiks automaailma veidi paremaks teha. Isa müüb mul autovaruasi ja temalt saan asju ja ma olen selle kõige keskel üles kasvanud. Alguses mul olid täiesti teised plaanid minna Sisekaitseakadeemiasse, politsei, aga siis ma natuke mõtlesin ja tahtsin midagi palgaootuselt ka sama, mis ka töö. Et siis see töö on huvitav, ta on aktiivne ja sa näed oma tulemust silmadega. Valisin selle ameti, kuna onupoeg töötab autopleksepana ja selle kaudu tekkis huvi. Kuna olen väiksest saadik oma venna kõrval tehniku erialana vaadanud kõrvalt lihtsalt, aidanud ja nii, siis see väga mind ei huvitanud, aga tahtsingi autot hakata nagu tuunima, värvima, kuidas see protsess käib. See pakkus mulle nii suurt huvi järsku, et paar viimast aastat, kes põhikoolis oligi mul kindel, et automaaler ja sinna läksingi. Peale põhikooli mõtlesin, et mida edasi õppima minna, ei teadnud ja siis, kuna mul keskmine õde õppis ka automaalriks ja siis ta kutsuski ja siis ma läksingi. Kuna peres on kõik tehnikinimesed, siis kodus garaaži all tuli mingid värvimise ette. Hiljem tuli pähe, et miks mitte seda minna õppima. Sõpradega käisin töökojas kaasas ja sain võimaluse enda autot siis natuke parandada. Jah, see oli spreivärvidega, mis ei ole automaalrile väga hea värk, aga poisid arvasid, et minust võiks asja saada ja tulin tööstushariduskeskusesse õppima ja mulle väga meeldib. Kõik algaski tegelikult sellest, et isa esitas mulle lihtsalt väljakutse, et kuule, et mul on üks Golf 2, kas tahaksid üle värvida, et ma võin kõik vajaliku sulle soetada ja nii see läks, garaažiboksis ma hakkasin värvima ja tekkis huvi edasi. Minu elus on üks teine valdkond veel, tegelen natuke usupoolega ka, ma olen kristlane tegelikult. Kui Jumal lubab, siis ma võidan. Kõige keerulisem on, ma arvan, et pahteldamine. Minule kõige raskem etapp on siis eeltöö, mida ma kõige rohkem võib-olla kardan. Kui ma lõpuks sinna värvima lähen, siis seda enam päästa võimalik ei ole. Ja kui see eeltöö on halb, siis on ka lõpptulemus halb. Pahteldades tuleb mõlk täielikult eemaldada, ehk siis pind peab olema võimalikult sile. See pakub mulle kindlasti väga suurt väljakutset. Hardi, palun räägi, miks mul on vorm seljas, miks ma olen siin ja mis me tegema hakkame? Nüüd me hakkame seda ust pahteldama. Pahteldama, jah? Just. Aga ma siit seda ust vaatan, sest tegelikult on siin midagi pahteldada või? Kohe saab. Ahah. Me peame ära karestama need mõlgid. Muidu meil ei hakka siia peale pahtel kinni. Küll. Tegemist on meil siis pahtliga. Kui sa seda liiga vähe paned, on halb, kui sa liiga palju paned, on ka halb. Ja sul sellega lõpmatuseni pole aega mätsida. Ta hakkab kohe kivistuma. Paned selle siia mõlki. Esimene tõmme on ta tugevam, sa suruta siia mõlgi põhja. Pane. Ja nüüd tõmbad selle pinna siledaks ja proovid need servad ka madalaks saada. Siis on sul endal vähem lihvimist pärast. Automaalrid tegelevad põhimõtteliselt kunstiga. See on suht loov töö. Nagu professionaal põhimõtteliselt võib öelda, ei või? Või on natuke vara veel seda? No sul paha asi muidugi see, et vaata sul sahtus siia läikivale pinnale, mis ei ole hea. Aga me lihvime selle pärast maha. Kõik või? Jah, viime lihtne aine. Nagu niuhti läks. Super. Kõige raskemaks teeb selle pahteldamise ülemõtlemine. Katsud seda pinda, aga tundub, et nagu veel ei ole, et siis hakkad üle kõike tegema ja siis ei tulegi lõpptulemus nii hea, nagu tahad. Pahteldamises on mõned trikid ja nipid. Ehk siis, kui lihvid liiga palju, siis on jälle mõlkis, kui liiga vähe, siis on jälle punnis. Tunnetus peab olema õige. Just kätetunnetus on väga tähtis. Mul ei ole veel käsi niivõrd kindel pahteldamises, et ma saaksin nüüd selle pinna sujuvaks, ilusaks ja esimese paari korraga. See tunnetus tekib praktikaga. Kes on seda rohkem teinud, saab sellest palju paremini aru. Lihvid ilusti ära, katsud, silitad, kas on nagu ilus ja sujuv, et ei ole seda mõlki veel. No nii,
Väga ilus. Super, valmis, mõlk kadunud. Jah, ideaalne. Kruntimiseks valmis. Võistlus jätkub kruntimisega. Täitev krunti paigaldatakse pinna peale peamiselt ikkagi korrosioonikindluse kaitseks. Kiht tuleb taaskord ühtlaselt peale saada, et sa ei tohi mingitesse kohtadesse liiga palju seda teha, samas ei tohi ka väheks jääda. Ehk et noored meistrid, kes meil täna mängus on, siis võib-olla kogemus on see, mida neil on vähe ja nad võivad eksida selle vastu, et see kiht ei saa piisavalt ühtlane. Võrreldes värvimisega on see nagu väga lihtne. Võistluspinge mõjutab mind küll, kuna ma ei saa olla mina ise. Pea on mingeid erinevaid mõtteid täis, erinevaid emotsioone ja on keeruline seda tulemust teha, mida ma tahan. Alustasin liiga väikse pahteldusega. Ühesõnaga hiljem tuli välja, joonistusid välja siis pisikesed lisamõlgikesed antud igastuse kõrval. Ehk siis tuli teha lisapahteldus, tuli teha suuremalt. Kohtunikena on selles võistluses ekspertideks Möller Auto automaaler Sander Kandla, Viking Motorsi keretööde juht Heino Mustsaar ja United Motors Ülemiste kere- ja värvitööde osakonna juhataja Renno Ruubel. Nii, kontrollmõõtmisel siis esimene mõõte tulemus 120. Krundi paksust mõõdame me värvipaksuse mõõdikuga 90 mikronit. Teise koha pealt võttes 80, kolmas 160, mis on võrdlemisi suur erinevus. Kahjuks liiga suur. Kui ikkagi ühes nurgas on vähem, teises nurgas on rohkem, võib lõpptulemust see drastilist mõjutada. Mul see krundikiht on veits õhuke. Krunt on ilusti peale lastud küll, aga seda natukene vähe ja siit on ka tegelikult näha väikest krundi jooksu. Täitev krundi juures on oluline, et see tekstuur, mis sinna tekib, saaks siledaks. See ühtlane oli, aga pigem natuke hoiavad kokku. Kogemuse puudulikkus, ütleme selle. Läheme edasi. Võistlejad, krunt on kuivanud, võite asuda lihvima. See siis ühtlustab selle pahteldatud pinna ja krundi pinna omavahel ära. Kõige suurem mure on see, et võib läbi lihvida. Kui õrnalt teha, siis ei ole seda probleemi. Pead olema ikkagi piisavalt ettevaatlik ja samas peavad ka eelnevad sammud olema tehtud korrektselt. Mina läksin liiga hoogu selle lihvimisega ja lihvisin läbi. Eeltöö oli pisut halb, ehk siis pahteldus oli pisut liiga madal. Kui nüüd tõesti keegi selle niimoodi värvib ära, et see jääb sisse, siis ilmselt mingi aja pärast see auto hakkab roostatama. Läbilihvitud kohti mul ei olnud, sest mul juba eelnevalt hoiatati, et kui sa tahad võita, siis ära lihvi läbi. Läbilihvimisi näha ei ole, lihvimiskriime samamoodi väga tugevaid ei esine, tubli töö. Küll aga number 2 pealt on näha, et ikkagi keset detaili on väga tugev läbilihvimine toimunud, mis on ikkagi suur ei, ütleme siis selle ala peal. 4 võistel 8 siis tekkis ikkagi tugevaid läbilihvimisi. Paar läbilihvimise kohta juba vastu. Näha, et on servasid ikkagi läbilihvitud. Muidugi see on kõik parandatav, aga kuna me oleme võistlustel ja me peame kõik tegema perfektselt esimese korraga, siis siin see on üsna suur viga. Mis tähendab seda, et vesibaasil värvi sinna peale ei tohi lasta, sest et see paratamatult sinna lihtsalt kinni jää. Siin on näha kõvasti läbilihvimist ikkagi paljudest servadest. See võib maksta koha finaalis. Küll aga ei ole lihvimiskriime näha, mis on positiivne. Et need läbilihvitud plekipinnad on siis vaja ikkagi ära isoleerida enne värvima hakkamist. Õnneks me saime selle vastu kiiret ravi, aga jah, punkte nad sellest ei saanud, kui nad lihvisid läbi. Võistlus on täies hoos, aga tööd on veel palju. No läheb ka hästi, aga läheb ka viltu, et vigu tuleb ikka siis vahest. Varsti saamegi teada, kes nendest 8 võistlejast saab nooremeistri tiitli, aga seda pärast pausi. Vaatame siis Andrei pahteldusega üle. Sellega on mindud ikkagi tiba kaugele ja lisaks on puudutatud ka veel pinda, mida siis ei olnud vaja puudutada. Kui seda ka käega katsuda, on seda ikkagi veel natukene vaja viimistleda, et seda siis nii-öelda kruntima saaks. Esimese korra puhul on see, et see käsi vääratas, sinna natuke rohkem pole hullu midagi. Paar korda veel tõmmata, siis on juba täitsa ilus. Päris ilma tööta ei jää. Täpselt, kui saatejuhamet enam välja tuleb. Jah. Jätkame automaalrite võistlusega ja tänase saate lõpus saamegi teada, kes neist saab nooreks meistriks. Kui
ma saan noormeistri tiitli endale, siis kõige sellest on tänu Jumalale. Ma arvan, ma ei suudaks seda teha enda jõust nagu. Tihtipeale ongi, kui ma teen enda garaažis ka tööd, siis mingi olukord on, millega ma pole kunagi kokku puutunud, siis ma mõtlengi ja palvetan, et Jumal, mis värk on, et kuidas ma selle olukorra lahendaks ja siis tuleb jooksvalt tarkus ka. Täna me püüame siis tiiba parandada, seal on väikene vigastus, seda tuleb pahteldada, kruntida, lihvida, värvida, lakkida. Kui sa tead, mida teha, siis ta nii raske ei ole. Aga eks ikka tuleb pigu ja asju sisse, et on ka õnneasi vahest. Suurimaks vastaseks see aasta on Kristo, kes siis oli eelmise aasta võitja. Aga ma arvan, et me kõik saame hakkama ja kõikidel tulevad üsna head ja ilusad tulemused. Head võistlejad, võistlusvoor on jõudnud sinnamaani, et teie ettevalmistatud detailid tuleb nüüd ära värvida. Palun viia esimene detail värvikambrisse. Mulle väga meeldib detaili värvimine, sellepärast sa hakkad katma seda kihti peale ja sa näed, kuidas see muutub ja kuidas ta on märg ja läheb nagu täiesti ideaalseks. Ka värvimise juures on väga oluline, et pind oleks ühtlaselt kaetud, et ei oleks liiga palju mõne koha peal seda värvi ja samas ei tohi seda olla ka vähe, et see kumab läbi alumine kiht. Värvimine minu jaoks on natuke stressirohke, sest ma olen seda asja vähem teinud. Stress võib-olla ongi siuke asi, mis aitab mul keskenduda ja siis tulebki asi palju paremini välja, kui sa keskendud sellele, mitte et tead, ma olen seda teinud küll juba. Värvimisel peab pea suhteliselt tühi olema, et mingid kõrvalisi mõtteid olla ei või. Tunnen end päris tugevalt, aga et värvipind jääks ühtlane, siis selleks on vaja ikkagi natuke ka töötada. Värvi laskmise ajal tuleb ikkagi jälgida püssi kaugust detailist, kus otsast sa sellega pihta hakkad ja et see värv ka selle pinna ilusasti ära kataks. Tähelepanu peaksin pöörama värvi pilvisusele, ehk siis ei tohi jääda pilvina. Mõned kohad jäävad tumedamad, mõned heledamad. Pea peab põhimõtteliselt tegelikult tühi olema, et see on võib-olla üks asi, miks täna nii hästi ei lähe. Pilgud on võib-olla ka rohkem minu poole, kuna mina eelmine aasta ka võistlesin, siis see aasta on nagu kuidagi suurem vastutus endal. Mulle meeldib värvida sellepärast, et hiljem, kui sa pärast vaatad ja sul on töö väga hästi välja tanud, siis see tekitab ikka mega hea tunde. Noored said värvimisega üpriski hästi hakkama, et mõnel esines selliseid küsitletavaid töövõtteid, aga üldpildis võib rahule jääda. Kallid võistlejad, värv on nüüdseks kuivanud ja algab selle võistluse viimane voor ehk lakkimine. Soovin teile edu. Lakkimise juures noortele kõige suurem väljakutse samamoodi ühtlane kiht, et mitte hakata mõne koha peale seda liiga palju panema. Eks ma olen lakkinud sama palju, kui ma olen värvinud, sest et kõik värvitud asjad ikkagi lähevad laki alla. Aga seal on isegi pisut rohkem stressi, sest see on nii lihtne asi, mis võib sul kõik lõpptulemuse täitsa metsa keerata. Lakkimise puhul peab väga hoolikalt jälgima, kui palju seda lakki sinna peale panna. Kui seda lakki jällegi panna liiga palju, kipub ta jooksma minema ja seda detaili on vaja uuesti viimistada. Pole jooksma ajanud veel, saan hästi hakkama, ma arvan. Kui seda lakki liiga vähe panna, võib tekkida see, et see pind ei ole piisavalt ühtlane ja ta lihtsalt visuaalselt on ebameeldiv väljanägemisega. Lakkimisega ongi võimalik kõik töö tuksi keerata. Ma küsisin küll Jumalalt abi, et kuidas teatud olukorda lahendada parimal viisil küll. Ja ma läksin kindla peale pigem, et ma ei hakanud ajama mingit peeglit sealt vastu, aga samas ma proovisin ikkagi võimalikult hea teha. Minu lakipind, ütleme, oli selline, et nagu Ford Transiti pind olema peab, et nagu automaalri keeles öeldakse, et apelsinikoor või kanalahk. Poolte juures me nägime ikkagi ka seda laki jooksusid, ehk ilmselt kogenematusest natuke pandi seda palju. Mul läks hästi. Praegu ei olnud näha ühtegi jooksu, kuid eks kui detail kuuma saab ja ta seal ahjus kuivab, siis võivad need jooksud ikkagi tekkida. Vaadates üleüldist esitiima muljet on ikkagi pind väga ilus. Augukohad on kõik ilusti, ei ole jookse, ei midagi. Ja pahtelduskohta ka ei ole näha. Väga hea töö. Ma loodan väga edasisaamist finaalvooru. Värvipind väga hea, lakipind samamoodi, küll aga on siin märgata kerget valgumist. Väga suur probleem see küll ei ole, aga saab ka niimoodi teha, et seda seal pinna peal tegelikult ei ole.
no siht oleks ikka esikoht võtta, aga võtame samm-sammu haaval. Lihvimiskriimi esine ja lakipind samamoodi ilusasti ühtlasi peale pandud. Väga hea ja viisakas töö. Jäin rahule sellega. Jumal juhtis mind õigesti. Küll aga on jällegi näha siin veidikene klotsikriime sees, mis tegelikult võiksid olemata olla. Oleks saanud mõnes kohas olla lihtsalt natukene täpsem ja hoolikam. Sellel võistleja puhul on siis ikkagi näha väga tugevat laki ebaühtlit peale laskmist ja tegelikkuses võiks seal ikkagi uuesti teha, et seda ikkagi korda saada. Kokkuvõttes oli seis suhteliselt tasavägine. Üldiselt tulemus oli okei, aga samas eks väikseid vigu ikka tuli sisse kõigile. Kõik detailid on värvitud. Ja lakk on ka peal. Üllatavalt hästi tegid tegelikult võistlejad tööd. Eeldasin, et vigu ja selliseid apsakaid tuleb natukene rohkem. Värvikambris just oli eriti näha seda tempot, et nagu tohutu kiire oleks, aga tegelikult meil aega iseenesest oli. Ja sealt need vead tulevadki. Siin 8 hulgast neid 3 parimat ei olnud tegelikult üldse lihtne leida. Head võistlejad, kohtunikud on teie tööd üle vaadanud ja ära hinnanud ja kohe-kohe me saamengi teada, kes on need 3, kes pääsevad edasi finaalvooru. Ma loodan, et ikka võidan ikka selle noormeistri ära ikka, et vähemalt finaali võiks saada. Nimed, ma ütlen, täiesti juhuslikus järjekorras. Ma väga loodan sellele, sest ikkagi see on siis see punkt, miks ma tulin siia. Esimene võistleja, kes pääseb finaalvooru on... Lootsin väga seda, et saaks edasi, kuigi arvasin, et võib-olla ei saa. Tenno. Ma olen väga rõõmus tänase päeva üle, sest ma sain edasi. Teine võistleja, kes pääseb finaalvooru on... Süda hakkab rohkem pekslema. Mirjam. 2 nime on ära öeldud, aga minu nime veel kõlanud ei ole. Ma olen väga väsinud, aga väga õnnelik, et ma sain edasi. Ja viimane edasipääseja on... Seekord ei saagi mina finaalvooru. Ma väga usun, et ma saan finaali. Lootust on. Kristo. See oli tohutu kergendus. Ei uskunud, et minu nimi sealt viimasena kõlab. Palju-palju õnne teile 3 ja suur-suur aitäh teile osalemast. Ma olen väga üllatunud, et ma olen esikolmikus, sest mulle tundus, et me oleme kõik sama pulga peal. Head võistlejad, finaalülesanne algab kohe-kohe, aga täna tuleb seda vaatama keegi muu kui suur autode ekspert, muusik Koit Toome. Tere! Tere, Koit! Tere! Kui tihti sa siis automaalrite juurde satud? Ei ole väga pikalt sattunud ausalt öeldes. Olid ajad küll, kus oli vaja mõnda detaili üle värvida, aga ei ole vaata kõkse teinud, ei ole ühtegi probleemi autoga olnud, siis ei ole nagu... Sa oled ikka korralik... Ma olen nii korralik liikleja, mul ei ole üldiselt seda probleemi. Ma arvan, et finaal on samuti tasavägine. Ma ei oska oodata sellest midagi. Tundub, et meie võistlejad on ikkagi valmis, nii et meie alustame finaalvõistlusega. Konkurents on väga tugev, mõlemad on väga tugevad oma valdkonnas. Et uuesti võita noormeistri tiitel, peab järgmine voor õnnestuma perfektselt. Finaalülesandeks on kapoti värvimine seest ja väljast. Alustage detaili ettevalmistusega nüüd. Finaalülesandes tuleb võistlejatel autokapotile paigaldada hermeetik. Hermeetik siis kantakse nii-öelda välise ja sisepleki ühendusservade peale, et sealt igasugune paha asi, rooste ja niiskus midagi sisse ei läheks. Võrreldes esimese ülesandega on see kohe kindlasti tunduvalt raskem ülesanne. Detaili on vaja näiteks viimistleda seest ja väljast ja ilma vahe lihvimisteta, mis tähendab, et märgmäära krundi laskmisel peab tohutult ettevaatlik olema, et seal mingisuguseid suuremaid probleeme ei tekiks, et seda vahe lihvimist siis vältida. Maalrite jaoks on see ikkagi igapäevatöö. Ei midagi keerulist, ei midagi ületamatut, täiesti tehtav. Varasemalt olen praktikakohtadel saanud detaili ette valmistada, aga värvimist, lakkimist ja hermeetiku panekut on ikkagi vähe. Hermeetiku panemine, seal sa pead konkreetselt kindlalt asja tegema. Kui tuleb mingi jõnks või vale liigutus sisse, siis on juba unsus. Hermeetik on silikoonilaadne siuke mötserdis. See käib keevituste ja valtsi kohtade peale, et valtsi vahele ei läheks niiskus ja vesi. Kui see ei ole piisavalt hästi pandud, siis lihtsalt see detail hakkab aja jooksul roostetama.
seda ülesannet hindan ma suhteliselt raskeks enda jaoks. Hermeetiku paigaldamine nii suures mahus ei ole mul igapäevaülesanne. Kõik sujus hästi, välja arvatud see, et hermetiseerimisel siis kapoti esimene serv ei saanud piisavalt hermeetikut. Finaalvõistluse järgmine osa on detaili kruntimine. Võite alustada. Äge vaadata, kuidas silme all nagu tuleb mingisugune midagi, tuleb kohe sul mingisugune tulemus. 90-ndatel oli mul esimene auto, mida sai nagu ehitatud ja hiljem, kui sai igast Evosid hakata tuunima, ehitama omal ajal, enam ma selliste asjadega ei tegele, aga ajad olid teised. Me putitsime vanu panne igasugust, et siis oli vaja pidevalt midagi teha, värvida mingid keredetaile või terve auto üle või velgesid. See oli nagu mingisugune hobi, et mingi asi sai tehtud, siis jälle tuleb jälle mingi uus idee, siis lased midagi teha. Et te jagasite kuidagi nende tööülesannet. Tead, kuna sa oled ikka ise soundimees, siis sa võtsid ka soundi asjad. Kuule, teate, ja kuna ma olen nagu autodega nagu nii-öelda seotud olnud ja autodega sõitnud peaaegu 30 aastat juba, siis mul olid tegelikult enamus sellised meistrimehed, oma ala meistrimehed juba Tallinnas tuttavad. Miks sa nagu neid lahti võtsid? Mis sulle seal sees nagu ei meeldi? Tahtsid nagu natuke paremaks autot teha, siis tegid ühe asja ära, siis mõtlesid, et nüüd jääb juba teine asi, nüüd võiks selle asja ka teha ja nii ta läks, et nii palju vahendeid ei olnud, et ostaks, eks ole, kohe mingisuguse võib-olla kallima parema auto, siis me ostsid, ütleme, siukse platvormi, mis said mõistliku hinnaga enam-vähem kätte ja siis hakkasid seda siis nagu vastavalt oma maitsele tuunima. Olid siuksed imelikud hobid inimestel kunagi. Mis on see rahasumma? Ära räägi, ma ei ole isegi kunagi kokku arvutanud, sest et ma ei hakka, see hobi on siuke asi, kuhu alati raha kulub. Kristol, Tennol ja Mirjamil töö käib, sest nad kõik tahavad saada nooreks meistriks. Aga kes selle tiitli saab, seda saame teada pärast pausi. Kõik on, ma arvan, suured konkurendid, et ma ei oska ette ennustada, et kui tugevad nad nüüd see aasta keegi on. Koit, vaata su selja taga. Nii. On selline väike detail. Ja ma vaatan, sul tegelikult see auto on päris ilus, et sukest punast värvi või? Ma tahaks, et see detail oleks sama värvi. Selle jaoks on mul siin kõrval ekspert Kätlin. Meil on olemas selline tööriist. Selle nimi on Geenius. Ja Geeniusega me läheme mõõdame auto detaili ära. Näita meil äkki ette siis, kuidas... Kas enne peaks nagu puhtaks tegema? Ennem tuleb alati detail ära puhastada. Sellepärast, et see aparaat on nii võimas, et ta mõõdab kõik asjad ära. Näed, tulid triibud välja värvi pealt ja läks nagu tuumiks kohe. Jah. Ops. Ja nüüd me saame siis seda masinat ilusti kasutada. Just. 3 korda. Sa tahad ise teha? No ma teen. Sa pead tegema. 3 korda ja siis ma näitan. Ei ole. Ei, õnneks töötab. Töötab selle. Kas sul käed hakkasid värisema natuke, Koit? Ma ei tea, mis juhtus. Oh my god. Sa ei taha teada, palju sa maksad. Ärge andke minu kätte. Oh my god, Koit. Oi jumal. Vähemalt töötab peale. No vaatame nüüd, kas ma saan selle niimoodi nüüd kokku siin ilusti. Katse 2. Koit, kas nüüd seekord äkki siis tuleb välja? Täitsa vastu või? Täiesti vastu, kõik nupud peavad alla minema. Nii. Nüüd see kõik info läheb siis siia arvutisse, jah? Just. Punane auto. Me teame, mis see on. Nüüd ta pakubki need kõik variandid. Andke mulle pintsel kätte ja läheb. Ühesõnaga, võta see detail, mine töötuppa ja vaatame, kuidas sa... Keegi midagi, paari sõnaga muidu annab mingi väikse juhendi ka, mis ma lihtsalt hakkan pintsliga tõmbama. Ja mina pidin ka tegema, nii et ega sa ka ei pääse. Lihtne. Väga lihtne. Nii et Koit läheb nüüd siis tööle. Alustame siis värvimist nii kaugelt. Ära väga lähedale mine. Rahulikult, nii et sa näed, see värv läheb läikima.
Mitu korda ma ühe koha peale lasen, mitu korda? Sa näed, nii kui ta läikima on läinud, siis sa liigud allapoole. Okei, mõjuta ja tule. Värvimine ise, see on tegelikult on see maalile preemia, et sa näed, mida sa oled suutnud oma kätega luua. Natukene närveerisid, aga muidu tuli väga hästi välja. Sa nägid kõik need kohad ära, mis siin seespoolt vajavad värvimist. Väga super. Tipp-topp. Värvimine tehtud siis. Said hakkama või? Esimene detail. Kuule, ma isegi vaatan siit, et näeb täitsa ju kena värvid. Tule jah. Oli raske või? Maksin poole peale. Enam on aru saama, et kui mitu korda, mitu kihti, kui paksult tuleb panna. See asi on nüüd selge, nagu ma aru sain. No põhimõtteliselt kui mul midagi... Koidab. Koidab täiesti. Kui mul midagi see autoga peaks juhtuma, siis helista mulle. Et sinu käsi saab usaldada värvimist. Helista mulle. Mul on küll garaaž on väike, aga selles aus. Sul on vaja seda asja lakkida ka, nii et mine tagasi. Ma mõtlesin, et saab juba lõunale, aga näed, ei. Ei saa, mine tagasi. Kuna finaali said 3 parimat, siis tegelikult finaaliülesanne on keerulisem, kui oli esitiiva värvimine. Finaaliülesanne on kapoti ettevalmistus värvimiseks, kuhu sisse käib ka hermeetiku paigaldamine. Peale seda läheb kapott kambrisse, kus ta värvitakse ja sinna peale läheb veel toonlakk. Selle ülesandega ma ei ole üldse tuttav. Seda ma olen ainult paar korda harjutanud. Ta on selline ülesanne, et kas seal läheb hästi või läheb väga halvasti. Kristo on väga tugev konkurent, et on näha, et tal on kogemusi. Selle aasta võistluspinge on selles mõttes teistmoodi, et ütleme, et kõik pilgud on siis suunatud minu poole. Kuna ma eelmine aasta osalesin, võitsin, siis ma eeldan, et see aasta oodatakse minult sama. Olen Kristo Tarasso, 23 aastat vana, õppisin Tartu rakenduslikus kolledžis automaalriks. Et esialgne plaan ongi ennast üles töötada, saada võimalikult palju kogemust ja siis hakata edasi vaatama, mida teha annab veel. No põhisuke vaba nädalavahetus on siis ikka kalale tahaks minna. Kõige suurem kala on olnud haug 6-kilone ja meeter pikk. Ma ei taha midagi ära sõnuda. Ma loodan, et mul läheb võistlusel hästi. Ma olen Mirjam Laanejõe, ma olen 25 ja õpin Tallinna Tööstushariduskeskuses. Tegelikult ma hetkel töötan juba automaalrina vaikselt ja peale praktikat sain kohe Vehosse tööle. Kui mul töökojas enam ei meeldi, siis alasti on võimalus meistriks õppida ja sama teemaga ikkagi edasi tegeleda. Ma mängin keeglit. See on niisugune huvitav spordiala. Hooaeg on septembrist maini, juunini. Tõsine spordiala. Meil on võistlused vähemalt üle nädala. Ma arvan, et ma teen head tööd ja olen kiire õppija. Saan oma tööga hästi hakkama. Minu nimi on Tenno Tingas ja ma olen 18-aastane ja õpin Rakvere ametikoolis. Kui mul on võimalik palju vaba aega, siis nokitsen kas enda Žiguli kallal või siis proovin enda tavaauto juures midagi uut teha. Mulle meeldib autodega tegeleda, neid siis remontida, natuke paremaks teha vahest. Tulevikuplaan oleks kindlasti jätkata seda eriala, kas minna tööle selle erialaga või siis tõesti midagi suuremat. Võistlejad, aeg on hakata värvima. Alustage. Ma arvan, et see värvimine ise on natukene jonnakas, et kas ta jääb silepind, kas ta ei jää triibuline, kas ta jääb kuskilt läbi kumama, ei jää, aga vaatame, kuidas võistlejatel läheb ja kuidas nad saavad tulemusega hakkama. Ma olin väga stressis, seega mu käsi värises, mis siukse asja puhul ei ole eriti hea. Värvimisel tuleb siis jälgida, et värv saaks ühtlaselt pinnale, et värv pilve jääks, eks pilvisus tähendab seda, et värvitera on teatud kohtades erineva nurga all, ehk siis inimsilmal hakkab valguseid erinevate nurkade alt teistmoodi peegeldama. Praeguse ülesande puhul värvimine on pisut raskem tooni pärast. Hõbedat on ikkagi suhteliselt raske värvida võrreldes teiste värvidega. Käes on finaali viimane osa, lakkimine. Mängus on nooremeistri tiitel. Kuna ma eelmine aasta võitsin,
siis kindlasti see aasta on pinge palju suurem. Varem ei ole saanud värvida hõbedase peale siis toonlakki, et ei ole selle peale väga tulnudki. Head võistlejad, jäänud on veel 5 minutit. Kellel veel midagi vaja lõpetada on, kiirustage. 120-110% sai seda lakki sinna peale, ehk siis servad hakkasid paksuks minema. Selle tõttu joonistus välja see, et servad on natukese tumedamad kui ülejäänud kapott. Viga otseselt väga suur ei ole, alati saaks paremini. Lõpptulemusena peaks siis valmis saama värvitud kapott, mida on siis viimistutatud toonlakiga. Niimoodi, et see pind on ilus ühtlane, ei ole mingisuguseid tumedaid laigulisi triipe. Kuni lakkimiseni oli kõik hästi ja peale lakkimist hakkasin endas jällegi kahtlema. Selle võistlustöö puhul on näha, et lakiga on pingutatud, pind on ilusasti siledaks võetud, küll aga võib isegi välja tuua, et see on antud kapoti jaoks isegi liiga sile. Kui lakiga liiga paljuks minna, siis tekivadki sellised tumedad randid siia. Ei olnud nii raske, kui ma ta enda peas valmis tegin ja seega võib-olla lõpptulemus mulle meeldib ikkagi rohkem. Siin siis hermeetiku paigaldusega on ikkagi mindud natukene hoogu. On käsi pääratanud natukene. Lõppude lõpuks tuli ta ikkagi enam-vähem hästi. Selle võistlustöö puhul on näha, et lakiga nii hoogu ei ole mindud. Pigem on isegi see pind natukene viisakam, ehk siis struktuur on nagu igapäevasõidukile tunduvalt parem peale panna. Tumedi rante nii väga silma ei paista nagu eelmise võistlustöö puhul. Endasse peab uskuma, et nooreks meistriks saan mina. Seespoolt vaadates on näha, et see hermeetiku rant on natukene liiga suur tehtud. Samas võib kindlalt väita, et võib kindlalt läbi ei lähe. Sinna vesi sisse ei lähe ja see kapott vähemalt rostutama ei hakka. Vaadates enda tehtud tööd ja võrreldes teistega, siis ikkagi alati on tunne, et teistel on parem. Selle võistlustöö puhul on näha, et lakki on siia pinna peale pandud liiga palju, mis tekitab ka servadesse väga tumedad randid, mis tegelikkuses päris maailmas ikkagi vist väga vastuvõetavad ei oleks. Selle kapoti võiks uuesti üle käia, kuna seal tekkis natukene laki keemist ühes nurgas. Sisepinnal vaadates on esimese asjana torkab silma ikkagi nii-öelda värvimata, eks toonlakkimata pind, mis on auto kapotti avades esimene asi, mida siis autoomanik näeb. Ma oleks kindlasti paremini tahtnud teha hermeetiku panemist. See hermeetis on tõmmatud liialt kapoti serva, ehk siis see esimene osa ei ole siis hermetiseeritud. Niiskus saab ligi ja tulevikus võib rostetama hakata. Tegelikkuses võiks selle kapoti ikkagi uuesti värvida lakkida. Ma ei oska oma kohta ennustada. Nüüd vaatame üle Koidu värvimistöö, mis ikkagi sujus võrdlemisi hästi arvestades seda, et ei ole mitte kunagi varem seda asja praktiseerinud. Värvipinna puhul isegi ei oska väga suuri mingisuguseid miinust välja tuua, küll aga see lakipind võiks olla nagu, ütleme siis ühtlasemalt peale pandud. Aga lepime kokku, et esimene kord ja täitsa tühja koha pealt mees tuli ja tegi. Saab andeks. Tubli mees. Kohtunikud on võistlejate tööd hinnanud äärmise detailsusega ja kohe saamegi teada, kes saab automaalrite nooreks meistriks. Noore meistri tiitli võitmine sel aastal tähendaks mulle rohkem, kuna sel aastal oli võistlus palju raskem kui eelmisel aastal. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored automaalrid. Kristo Tartu Rakenduslikust kolledžist, Mirjam Tallinna Tööstushariduskeskusest ja Tenno Rakvere ametikoolist. Me olime väga tasavägised, ikkagi kõik ju finalistid saime siia finaali põhjusega. Te näitasite teineteise vastu võideldes, et te teete oma tööd kire ja armastusega. Ei oska öelda, kes nooreks meistriks saab. Kõik on omamoodi tugevad. Ka teie kutseõpetajad tunnevad teie üle kindlasti suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Meie kool siis või meie õpilased selle praegu ära võidaks, ma ütleks, on minu jaoks päris oluline, sest eelnevad aastad, kui seda võistlust on korraldatud, oleme võitnud ja loodame parimat, aga eks näis. Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Heino Mustsaar ja toetajate esindaja Raul Vello. Minu arvates me võiksime kõik võita selle noore meistrivõistluse, et ma arvan, et kõik väärivad seda esimest kohta. Noore meistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus enim punkte. Võitmine väga oluline, kuna see on põhimõtteliselt ka tiitli kaitsmine. Võistluse kohtunik Heino Mustsaar, kes on automaalrite noormeister? Automaalrite võistluse võitja on Kristo.
palju õnne kõigile finalistidele. Mirjam, sina saavutasid teise koha ja Tenno, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile, kelleks on Kristo. Mis tõi siis lõpuks Kristole võidu? Hinnati 2 töö tulemusi. Ühes olid ühed paremad, teised paremad, aga kokkuvõtlik summa oli see, mis tõi võidu. Kristo, sa võtsid eelmine aasta ka selle nooremeistri tiitli ja täna, nagu ma aru sain, sul oli selline väike pinge sees, et kas ikka tuleb see auhind ära, aga nüüd ta tuli. Mis mõtted sind praegu valdavad? No, senimaani tuli, ütleme, et suht suure üllatusena, et ma lõppülesandega isiklikult väga rahul ei olnud. Ütleme, järjekordne võit siis nüüd ütleb, et ikkagi oskad asju teha? Ikkagi oskan, jah. No, Karikas on sinu käes, palju õnne veel kord. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna Karika, aga see pole muidugi kõik. Esikolmikule panid auhinnad välja Haridus- ja Noorteamet, Benefit, Amserv ja Lexus Tallinn. Toetajate esindaja aktsiaseltsi Benefit tehnoloogia juht Raul Vello, mida te soovite meie värskele võitjale? Värskele võitjale igal juhul indu ja jaksu ja sama ka teistele osalejatele, et tegelikult rebimine oli ju tihe. Silmad lahti, kõrvad lahti, vaadake, mis teised teevad, kui saate, käige kursustel, õppige juurde ja ärge kartke. Tehisintellekt teie ametit ei ohusta. Edu! Väga kuldsed sõnad, aitäh sulle. Aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus õpivad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse, sest seal teevad soenguid ja lõikavad juukseid võidu Eesti parimad noored juuksurid. Üks võistlejatest saab teha soengu Eesti seksikamale naisele Keilis Sügiainelile. Järgmine noormeister selgub järgmisel kolmapäeval kell 20.30. Kohtumiseni! Lõikasin kõrvasid alla sisse just kogemata. Täitsa pekkis. Minu kõrval on Eesti parimad noored juuksurid. See hirmutab mind väga, et täna hakkab mulle tegema soengut, ei tea kes. Ma veidi olen ärevil, mis täna saama hakkab. Vahepeal jooksen ringi nagu peatu kana. Süda nagu täiega puperdab. Mis on kõige hullem, mis minuga siin täna juhtuda võib? Lõikasin natuke sisse. Ta hakkas tegema seda asja, mis ma ainsana ei tahtnud. Appi, ma ei taha sellele vastata, ma ei taha selle peale mõelda. Minu arust ei ole elu parim soeng.